Täna hommikuks söön siis putru marjadega. Aga mis siin ikka saab söödud, siis toidame koerad, paneme asjad kokku ja lähme jälle teele. Aga ainuke halb asi või miinus on see, et väljas on plusskraadid ja on väga niiske ja see on riietele kõige halvem, sest nii võib lõpuks hakata külm. Et oleks külm, siis poleks probleemi, poleks riided kuivad. Aga niiskus on see, mis võib asja raskeks teha, sest mul on praegu veel kindlad märjak, kuigi võtsin kasutusele igasugused abinõud, kuidas riided kuivatada, aga need on natuke niisked. Kui eile pidin minema välja kell 9, aga saime välja ikka mingi pool tundi hiljem või tund aega hiljem, siis täna oleme juba 8 valmis, meie tiim vähemalt on 8 valmis, nii et meil on väga palju aega lihtsalt chillida. Täna on üks hea päev, väga hästi alanud ühesõnaga, sest meil on olnud aega lihtsalt puhata. Esimest korda on olnud aega puhata reaalselt. Ma mõtlen seda, et teeme kohustused ära, lähme magama, vaid ma mõtlen seda, et kohustuste vahepeal on olnud aeg lihtsalt olla. Käes on uus päev, ees on uued sõidud. Päike paistab, lõpuks üle pika aja. Meil ütlesin oma tiimikaaslastele, et ainus asi, millest ma puudust tunnen, ongi päike. Ilm on küll enam ei olnud pilves, kuigi siin taga te näete ka natuke sinist taevast. Aga päike piilub ikkagi pilvede vahelt läbi. Nii et eks näis, mis täna päev toob. Uued seiklused ootavad meid ees. Paabek laulab praegu, ülimõnus ilm on, päike paistab, seal on mäed, nagu te näete. Mõnus! Tahtsin seda öelda, et igatahes me olime sõitnud umbes 10-15 minutit, kui me nägime metsa vahel karujälgi, nii et see päev on ju väga hästi elanud. Ühesõnaga, siin oli sellised väiksed ja kitsad kurvid, millega ma ei arvestanud, aga koerad läksid mõnus hooga kurvi ja veel mäest alla ka. Mõtlesin, lasen neil minna, et lasen lähedaks, ma nägin, et seal oli paar puud seal kurvis, et mis mul väga nagu kelke tahtnud välja võtta. Ja siis see oli päris napikas pääsime praegu. Muidu oleks nagu lihtsalt kuidagi kelguga vastu puud sõitnud või võib-olla ise ka ümber käinud, aga seni veel õnneks ümber käinud ei ole. tänaseks on
meie sõit juba sõidetud, mis on tegelikult naljakas, sest et kell on alles 2, kui me alustasime 9-10 vahel. Eile sai ikka oldud ka umbes 8-10. Jah, umbes 10-st 7-ni olime eile rajal. Seega umbes 8-9 tundi sõitsime, aga täna tuli ainult kokku umbes 4,5. And then we will look at two types of shelters. One you know a little bit about, since you have been using it now for 3 nights. And then we will look at the open trench. We are supposed to actually put up the tents and build an open trench also. Ühesõnaga, Johannes Kühlmann siis jagas meile praegu uued käskused kätte. Peame ehitama lumekindluse, kus me võib-olla ööbime ja telgi ka püsti vaheme. Samuti teeme lõket. Täna on siis viimane õhtu väljas ööbida. Ja meie terve tiim teeb siin mõnusasti tööd. See on Babek. See on Sakta. Say something. Hello. And ja seal on Lucinda. Hello! Nii, täna oli meil päris lühike sõit võrreldes eilsega. Jõudsime juba 2-st siia. Selline mõnusalt metsane. Seal taga, seal on kelgud. Seal on teised seal taga. Aga siis täna meil oli ka ülesandeid, et kui ilm lubab ja tundub, et päike hakkab veidi paistma, me peame magama üldse selles siin väljas laged päeva all, aga me ehitasime endale niisuguse jääseina, mis blokiks tuult. Ja siin me teeme tuld. Loodame, et võtab edu, sest tegelikult on väljas väga märg ja praegu ongi see probleem, pigem saab väljas vihma. Et loodame, et taevas läheb selgeks, siis saaks ka ikka virmanisi pildistada.